alustame siis tänase pressikonverentsiga. Ei ole pressikonverents ja ei ole ka juhtunud selline häbitu asi, et ma olen lohisöömeetri uues saates hakanud Markot asendama. Et meil on lihtsalt väike chat Annesega, et mulle lubati siin Marko kohale uhkelt istuda, et ma väga nagu tunnen ennast privilegeerituna. Räägin kindlasti palju lollimat juttu. Intrigeerivaid küsimusi tuleb, et Annes, me saime juba teada esiteks, et kartulit pole maha pandud. Ei ole lähedal ka. Vaod on valmis, aga kartulid on veel poes isegi. Ehk siis see perse pole veel mulda saanud. Ma pole proovinud istuda, nii et ei julge panna. Ei julge panna, selge. No sul muidugi ei ole mõtet ennast niimoodi rumalalt ära ka külmetada, sest graafik on ju nagu tihe. Jaa, graafik on kuidagi see aasta eriti tihe olnud, nii et ütleme siis, millal meil hooaeg hakkas, aprilli lõpp hakkas mul Le Mansiga nüüd siiamaani sihukeste 5-päevaste ampsudena oleme kodus olnud. Marko paneb veel hullemini, tal on veel väiksed lapsed minibaikidega ka. Nii et see koduigatsus on suht suur, aga nüüd juuli keskel tuleb paar nädalat, kus Marko peab minibaikiga Saksas käima, aga minul on kodus olemise aeg. See peale nüüd järgmise nädala Oslostebenit on sihuke korra vaba mauk natuke. Mis siis koduseks ajaks plaanid on? Plaanid mingi väikse tripi või lihtsalt kaud Hiiumaan ära? Hiiumaa plaan on suhteliselt suur osa sellest. Mingeid asju natuke peab tööd tegema ja natuke peab lihtsalt magama ja natuke peab isegi pruudile nägu näitama. Pruudile nägu näitama? No, pruut on kindlasti see aasta, ma arvan, tulemustega õnnelik, et kõrvalt vaadates, mina ka, kes nüüd ma olen jälginud nagu pingsalt su tegemisi selline circa 3 aastat, et kaugelt vaatajale, kuidas sa ise praegu tunned, et tulemused on pehmelt öeldes päris head, et kas see on nagu endale ka veits üllatav või see ongi nagu nüüd IDM kontekstis ka nagu selle viimase 2-3 aasta selline sihipärane töö, mis on viinudki selle kohale lähedale nüüd, kus sa oled kogu aeg plaaninud nagu olla? Eks see töö tulemus on ka kindlasti, IDM eriti. Ma olen see aasta öelnud ka, et see tase on nagu see, mida mina praegu siis sellelt mootorrattalt ja meeskonnalt ja kõigelt kogu komplektilt ootan ja kogu komplekt ootab minult seda sama taset. See natuke meil on aasta alguses ka õnne olnud selleks, et me praegu 9 punktiga seda punktitabelit juhiks. Aga me oleme ise ka olnud tublid ja stabiilsed ja kindlad. Et see IDM-i asi on jah nagu töö tulemus ja me oleme lihtsalt head tööd teinud see aasta. Endurance'i asi on pigem rohkem nagu sihuke, ma ei tea, minu jaoks see endurance on alati nagu loterii, et see, kas see on 8 tunni sõit või 24 tunni sõit, siis seal midagi ette ennustada või väga harva võidab see, kes on kõige tublim. Võidab see, kes lihtsalt ühtegi viga ei tee, nii nagu me Spaas see aasta lihtsalt sõitsime puhta sõidu, olime kõikides tingimustes kõige kiiremad peaaegu, et me olime lihtsalt tugevad. Siis kui vihm hakkas sadama, siis ütlen ausalt, ma ei tea, miks me esimesed olime, sest et minu vahetuses hakkas vihma sadama. Ma olin 2 ringi slikkidega vihmaga väljas liiga kaua. Aga kuidagi kogu selle peatuste virvarri lõpuks me olime 10 sekundiga eest ära. Ehk siis ma ei tea, kuidas see juhtus. Aga ma ei vaeva oma pead, me võitsime, see on okei. Spaas on palju salapärasid ja sa enne rääkisid ka, et see on nagu mootorrattaga, enam-vähem sama retsrada nagu kujutaks ette, aga mitte võib-olla sellest kohast, mis kõik eeldaksid, et mitte siis esimene sektor ei ole see retskoht, vaid viimane sektor. Jaa, Spa rada on ja ma ei olnud kunagi käinud enne seda aastat. Kõigepealt, kui ma sinna kohale läksin, siis ma ei suutnud mõista, et esimene kurv läheb nii palju mäest alla, kui ta läheb. Et see põhimõtteliselt just stardisirge ja see pikk sirge on nagu peaaegu samal tasandil. Et esimene kurv läheb sama palju mäest alla, kui see oruus läheb mäest üles. Et see oli nagu üllatus ja sõita see rada on ja nagu vägev ikka. See viimane sektor on niimoodi, et seal tuleb 2 kiiret vasakut, mis esimene on põhjagaasiga joonistad
joonistad nagu suhteliselt seinte ja joonte vahel seal põhjagaasiga Superbike'iga, millel on 220 hobujõudu, et see on päris siuke raju koht. Raju koht ja kuidas muidu Endurance ja IDM, et noh, peamine on see, et nad üksteist kalendri mõttes ei sõida sisse, aga kas täiesti selline stab in the dark küsimus, et kas on mingid sellised üllatavaid kohtasid, kus nad informeerivad üksteist selles mõttes, et sa nagu ühte tehes muutud paremaks teises või kas seal on mingid sellised seosed või see on ikkagi kaks väga erinevat maailma? 2 aastat tagasi see IDM-i 16-ringine sõit, mis võtab umbes 25 minutit, tundus jube pikk. Ja nüüd see 25 minutit tundub nagu siuke, võin nagu rohkem panna endast välja, ei pea säästma, et Endurance'i vahetus on tund aega. Suzuka Endurance'i vahetus tundub 2 tundi isegi, kuigi on ka tegelikult tund aega. Et sellist nagu sõidu vastupidavust ja vormi on see Endurance kindlasti kaasa aidanud. Samamoodi ma arvan, et Endurance annab palju juurde sellist nagu riski hindamist, et mõista, kus on mootorratta piir, saada aru, kas on mõtet proovida suruda või ei ole, et kui sõidad ainult sprindis nagu tead keelkeset suud, surud 105% kogu aeg, siis surudki 105%. Endurance'is pead nagu aru saama, mis hetkel sul on võimekust ja mõtet suruda ja mis hetkel on mõtet nagu leppida olukorraga. Et ma arvan, seda see Endurance õpetab. Sükest erinevate olukordadega toime tulemist annab see kõvasti juurde. Mulle igal juhul see alana väga meeldib, väga, väga põnev. Aga ei ole midagi ägedamat kui mootorratast kõik välja võtta, mida saab teha ainult sprindis. No loodame, et IDM-is läheb ka tõusvalt või samas rajas edasi ja ma saan aru, et siis Ošleven ongi ja siis väike nagu paus ja siis sellega on siis nüüd IDM-i hooajast vist veel ei ole kaugeltki pool läbi, ongi pool juba. Praegu on juba niimoodi, et 7 on kokku, 3 on olnud, 4 on veel, järgmise nädalaga on 4 olnud ja 3 on veel. Peale seda jääb alles ainult Assen, Nürburgring ja Hockenheim. Ehk siis on tegelikult mitte mingit pinget panna, aga vist siis siht on suhteliselt selge. Siht oli aasta alguses selge. Ja, aga see siht jõuab iga sõiduga lähemale. Ta ei ole kaugeltki kohal. Praegu me Mostis oli isegi telekast päris selgelt näha, kus on meie mootorratta nõrk koht. Et ma arvan, et Hondal on umbes 10 hobujõudu rohkem ja Ducatil pigem isegi 20 hobujõudu rohkem. Et see mitte sellepärast, et BMW-l ei oleks neid hobujõudi olemas, aga lihtsalt me sõidame reeglitepärase mootorrattaga. Sellise mootorrattaga, mis on mõeldud, et seal IDM-is peab olema. Aga Honda ja Ducati on siis saanud mingeid meil on avatud mingeid uksi reeglites, mida nad ära kasutavad väga edukalt. Noh, et siis BMW teeb reeglite järgi ja ma eeldan, et see on vist kui Paps ja Brunasel lähevad, et ma eeldan, et siin see ei ole vist nüüd see sama paik, mis eelmine aasta oli Põltsamaal või on? Ei, see ei ole sama, aga see on selle aasta võistlusmootorratas. Täpselt, see on nüüd siis BMW ametliku meeskonna ehitatud IDM-i Superbike. Nice. See sama MRP, mis on mootorratta peal, see logo on. See MRP on nagu siis see töökoda ettevõtte meeskond, kes neid ehitab. Nad just panid Instasse story, kus oli neil 3 mootorratast, mis nad ehitavad, oli Endurance'i Superbike, Endurance'i Stock ja IDM-i Superbike. Ja ma avastasin, et ma olen ainuke mees maailmas, kes nende kõigiga sõidab. Vau, ühesõnaga sul on full BMW experience ja eelmine aasta ma küsisin sult, et mis su eelmise aasta paigi nime on, sa ütlesid, Helga võtsid selle kohe tagasi. Kas see aasta sa oled üldse proovinud nime panna? Ei ole proovinud panna. Ei ole. See on lihtsalt mootorratas. Me teeme lihtsalt hästi oma tööd. Teeb väga hästi oma tööd ja vorm on sul väga hea ja vormist rääkides, et siin me rääkisime enne sellest, et siis airbagid on sul praegu ka sees. Ja siis kui piisav G-jõud tuleb, siis lähevad
lahti ja see on, videomängus on 2 elu siis nagu nii-öelda. Mul on 2 elu ja praegu mul on 1 elu alles, siis kui roheline tuli vilgub siin, siis on 1 elu alles. Kui põleb lihtsalt, siis on 2 elu alles. 1 elu ma raiskasin ära seal spa 8 tunni võidusõidul, kui ma sealt samast Oružist üles minnes natuke läks pikaks ja siis hüppasin üle äärekivi niimoodi, et airbag läks lahti sõidu ajal. Siis pole praegu uut ballooni veel jõudnud sisse panna. No ütleme niimoodi, et siis vist sellest balloonidega muidugi korras, siis ma eeldan, et nagu pärast etappi on balloone põhjust nagu päris palju olnud võtta. Jah, mul oli aasta algus oli kaunis kuiv, sellepärast et 13. jaanuar, kui me käisime BMW siis tehase programme avalikustamas Berliinis, siis võtsime meeskonnakaaslastega mõne õlle ja peale seda, kuni esimese võiduni ma ei võtnud ühtegi õlut. Nii et see aasta on olnud nagu rahulikum, ei ole neid balloone väga palju. Balloonid on olemas kogu aeg valmis, aga ei ole neid väga palju manustanud. No, ega muud kui õige mees, siis ma saan aru, et ongi see Terminaatori stiilis asi, see ongi ainult puhtalt siis vilkumas seoses siis airbagiga. Jah, siis kui ma võtan siit airbagil on selline lüliti siin magnetiga. Kui ma selle võtan lahti, siis ta kohe kustub ära. Aha, okei. See ongi Alpine Stardil on siuke süsteem. Jah. Paned siit kokku, siis ta läheb jälle sisse. Väga nice. Väga nice. Ja siis ja ma saan ka nagu sellest aru, et praeguseks on BMW-ga ikkagi siis ütleme, et nagu lapsed tänaval ütlevad nagu väga tight selles mõttes, et nagu ütleme niimoodi, et ikkagi oled selles perekonnas nagu suht nagu sees selles mõttes võib-olla. Jaa, ma ütleks, et me oleme tight praegu. Et aasta alguses me käisime 6 seal Berliinis. Nendest 6 mehest 1 on juba andnud teada, et tema läheb ära. Mina tunnen ise ennast hästi, on nemad minuga rahul, et ma olen mees, kellele neil on mõtet panustada IDM-is, et punktitabelis kindlasti. Aga järgmise aasta asju minu jaoks on küll vara. Ma keskendun oma tööle IDM-is ja tuleb siis vaatama. Oma tööle siis, sa rääkisid kunagi podcastis siis viimase küsimuse, 2 küsimust tegelikult õigemini, et viimase küsimusena, et enne pean küsima selle, et sul on olnud valge kiiver kogu aeg ja nüüd sul on selline sinine kiiver, et kas see on siis nagu sellest tingituna, et sul oli see sinine paik, mis muutus sinu selliseks trademarkiks. Nüüd ei ole ja siis nüüd oli vaja kuskilt sinist saada. No nüüd on ju see kollane mesilane siin. Jah, mis on väga kena. Ja pidi midagi sinist panema, nii et ma jätsin eelmisest aastast sinised saapad ja viisime need sinised 3-nurgad mootorratta peal. Isegi kui nüüd pisarateni aus olla, siis lõikefail, millega neid siniseid 3-nurki välja lõigata on sama, mis eelmine aasta mootorratta peal oli. Ehk siis teipijamees Peeter Aatonen oli väga rõõmus, ta ei pidanud. Tal ilmselt oli neid juba valmis lõigatud ka mõned. Aga tööd oli jälle rõvedalt palju, sama palju kui mootorrattaga eelmine aasta. No siis Peetrile kindlasti shoutout ja viimaseks, et sa rääkisid kunagi podcastis, et nagu, mida sa nagu väga väärtustad IDM-i kogemuse põhjal on see, et teil on selline väike mõnus tiim. Et kas BMW kontekstiga on see teie väike nagu see core tiim ikkagi jäänud suuresti? Suures plaanis on samaks jäänud. Üks mees muutus, Andres Kaabel eelmised 2 aastat oli minu mehaanik. Tema nüüd see aasta peab pensionit. Ja ehk siis üks meeskonnaliige vahetus, aga jäi Marko samaks, jäi Sander samaks. Sander ja meie uus mehaanik Robi on juba 11 väga omaks võtnud. Keeravad vähemalt sama palju sitta boksis, kui nad eelmine aasta Andresega keerasid. Selles mõttes tunne on jäänud nagu sarnaseks, et kuigi me oleme nüüd nagu suurema süsteemi osa, siis siuke mull meie ümber on ikkagi nalja sama palju,
päevakavas on täpselt samamoodi kell 6 tööpäeva lõpp määratud, nii et sealt üle ei tohi mitte mingil juhul minna ja selles mõttes see tunne on jäänud samasuguseks. See oli kõik, mida mul oli vaja kuulda ja peab olema erapooletu, aga ilmselt Eestis ei ole nagu satsi, kelle edu üle mul on suurem hea meel kui teie üle ja ma loodan, et teil läheb ülejäänud hooaeg ka hästi. Mees, mille hea meel on. Aitäh! Edu sulle! Tänud! Tšau!